Tere, minu nimi on Martti Nõu ja holograafilises töös ma kasutan sellist nime nagu müstiik. Ühel hetkel oma elus Saaremaal kohtusin huvitaval kombel ühe mehega, kes pärit Austraaliast, kelle nimi on Taio ja kes oli mõnda aega ajutiselt Eestis. Ja kohtumisel rääkis siis Taio, et ta on aastaid aidanud inimesi holograafilise meetodiga. Ma ei olnud sellest mitte midagi varem kuulnud, see tundus väga huvitav, sest ma olen küll kokku puutunud erinevate meetoditega. Konstellatsioonid, heliteraapiad, holistilised teraapiad. Ja Taio rääkis, et ta on selle ise loonud, kaardistanud praktika käigus, teinud uurimustööd. Ja see on andnud väga häid tulemusi inimeste nii vaimses tervises kui füüsilises tervises. Ja teadmata midagi minu taustast suutis Taio selle sama meetodiga väga kiiresti välja peilida, mis oli minu selle hetke kõige suurem stressiallikas. Ja mitte ainult seda, vaid ka seda, kus see stressimudel lapsepõlvest pärit oli ja samuti oskas ta selle kohe ka ära kustutada. Mind see muidugi absoluutselt hämmastas, kui kiiresti see kõik käis. Et esiteks, et see allikas leiti juba esimese mingi 10 minutiga üles ja see lahendus tuli ka kiiresti. Taio rääkis, et ta on selle meetodi välja arendanud 30 aasta jooksul, uurinud, kaardistanud, praktikas proovinud, mis töötab, mis ei tööta. Ja kuigi selles holograafilises meetodis on esmapilgul sellised elemente, mis kattuvad teiste praktikatega, on ta ikkagi täiesti unikaalne oma täpsuses, kiiruses. Teadmata mitte midagi minu taustast, minu eluloost, kes ma olen, kust ma tulen, suutis ta esimese mingi 10 minutiga välja peilida, mis on minu selle hetke kõige suurem stressiallikas ja samuti leidis ta kiiresti üles selle, kust see stressimudel alguse sai ja aitas selle kohe ära kustutada. Ja kõik see, mis sealt tuli selle holograafilise kaardistamise käigus välja tuli, kõlas absoluutselt loogiliselt minu jaoks ja paljud sellised pusletükid läksid kokku ja pilt läks palju selgemaks, miks ma oma elus olen mingid valikuid teinud või mida ma olen kartnud või tegemata jätnud. Ja selle protsessi käigus sai üks osa minu sellistest baasilistest hirmudest üles leitud, teadvustatud ja kustutatud. Ja see kõik toimus veel nii, et ma ei pidanud väga palju ise midagi rääkima või mõtlemagi, et minu alateadvus juhendas kogu seda protsessi. Ja selles mõttes see meetod võib väga hästi sobida, ma kujutan ette meestele, et minul näiteks endal on raske hakata rääkima tunnetest või kuidagi neid esile kutsuma. Seda enam kui mingi tunne on parasjagu hetkel just aktiivne, et siis selle meetodiga ei ole vaja mingid lugusid jutustada või hakata väga tugevaid tundeid esile kutsuma. Nii et meestele see tõenäoliselt sobib väga hästi, aga muidugi loomulikult naistele. Ja kui tekkis võimalus seda meetodit õppida, siis ma liiga kaua ei mõelnud. Hetkel me oleme Merliaga ainukesed, kes seda eesti keeles teevad. Aga ma loodan, et see muutub see olukord väga kiiresti, sest see on väga tõhus meetod ja ma usun, et seda oleks väga paljudel inimestele vaja.